Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Vihuri Targa Tehnika kodustuudio saateid. Vihuri Targa Tehnika kodustuudio saated on vaadatavad Vihuri Agri kodulehel, YouTube'is ja kõikidel meie sotsiaalmeediakanalitel ka. Tänases saates olen mina, Marek Peensalu, ja minu külaliseks on teine Marek. Meil on siin M&M's saade, Marek Linnutaja Jaarast. Tere tulemast! Tere, Marek! Väga meeldiv on omanimelise kolleegiga olla või koostööpartneriga siis ühe laua taga ja arutada asjalikke asju. Meil on üks koostööprojekt pooleli nimelt ja teeme ühe põllupäeva sellel suvel ja saate mõtteks ongi see, et natukene vaatajatele tutvustada siis seda, mis 11. juunil sellel aastal saab toimuma ühe põllu peal Lääne-Virumaal. Et oleme korraldamas siis põllupäeva, mille nimeks on Põld 5.0 digivisioon. Marek, äkki aitad mul natukene vaatajatele seda selgitada, mis me siis tegema hakkame ja millest selline idee üldse selline põllupäev ära korraldada? Jah, ega sa ütlesid õieti, et meil on päris mitmed projektid tegelikult pooleli, et ei saa öelda, et see on üks, meil on neid siin kõrval veel, aga me ei saa võib-olla kõikidest veel nii avalikult rääkida. Aga võib-olla need seostuvad jällegi? Nad omavahel seotud ka mingil määral kõik, jah, sest et ega me oleme mõlemad ettevõtted oleme ju pöördunud oma pilkudega tulevikku ja see digitaalne osa on just kindlasti üks sellest. Et kui me võtame sellest, et miks me sellist põllupäeva hakkasime korraldama, siis mina toon alati selle mõtte, et ma olen siin naljaga pooleks oma vanematele ja noorematele kolleegidele öelnud, et kõik, mis on tulnud pärast telefaksi, see on minu jaoks juba võõras ja ma nendega enam hakkama ei saa, aga ma saan väga hästi aru, et tegelikult me oma igapäevatöös töötame nutitelefonide arvutega ja see on muutunud meie ja ka vanemate generatsiooni, kes on siin mehed 6-70, on muutunud elu igapäevaseks osaks. Samas, kui me võtame nagu nooremat generatsiooni, kes ka põllumajanduses peale on tulemas, siis midagi ei ole teha, võttes kogu maailma mastaabis sa kuuled, mis maailmas sünnib, räägitakse tehisintelligentsist, automaatsetest robotitest, humanoid, inimeste sarnastest juba olevustest, et see on läinud nii kaugele, see areng, millega meie siin võib-olla tavapõllumajandus igapäevaselt kokku ei puutugi. Just, ja väljaspool põllumajandust on inimesed juba mõtlevad selle peale, et kas inimese eksistents kuskil ettevõttes üldse on nagu vajalik või selle saab asendada. Ja meie harime ikka põldu veel samamoodi. Täpselt nii. Aga selle poole pealt me nägime ka väga selgelt selle ära, et ega meil pääsu ei ole, et see digivaldkond tuleb ka põllumajandus sisse ja kui me ei hakka praegu sellega tegelema, miks ma arvan, et see on ka üks nendest põhjustest, mis selliseid üritusi korraldada, et see arenguhüpe ei saa olla ka liiga suur. Et nende kõikide asjade, võtame kas või sama telefoni näite, sul on kunagi olnud Nokia selline kohver kaasas siis nuppudega, siis tuli nutitelefonid, et see toimus loomuliku arenguna. Ja kui me peaksime hakkama põllumajandust hüppama järsult humanoide robotite või tehisintellekti peale, siis see areng oleks liiga suur. Ja ta tundub ka võib-olla natukene kauge põllumeeste Täpselt nii. Et sul ongi vaja nagu samm-sammult võtta ja see on üks mõte, et hakkame siis kuskilt pihta ja hakkame nendega pihta, mis täna juba olemas on. Ja nagu meie põllupäeva lööklause ütleb ka, et kasvatame koos. Et me tahame kaasata põllumehi ja teha see teekond nendega koos läbi, eks me oleme ju ka mõne teise projekti raames kaasanud siin mõningad põllumehed, et katsetada neid samu asju, mida me põllupäeval siis näitama hakkame ja et kuidas need asjad nagu päris elus töötavad, sest ega me ei ole ju ka selles mõttes, me peame selle koos läbi tegema, sest me ei saa ilma põllumeesteta seda ju kuidagimoodi, me võime mõelda ühte, aga reaalne elu on hoopis midagi muud ja selle jaoks on vaja põllumehi tegelikult palju kaasata ka. Saused nõus. Aga miks on sinu arvates üldse sellist digivisiooni Eesti põllumajandusele vaja? Me räägime sellest, et see AI ja kõik on tulemas, aga mis on ikkagi see koht või kus sina näed kõige suuremat potentsiaali sellele digipõllumajandusele ? No ega midagi ei ole teha, miks see digivaldkond üldse nii kiiresti arenev on ju täpselt see sama, et see aitab mingisuguseid asju teha efektiivsemalt ja ka loomulikult kulusid kokku hoida. Et ka see, mis põllumehel need esimesed terakesed, mida me hakkame siin selle suvel puistama oma põllumeeste põldudele, siis digiterasid, siis need lähevad loodetavasti kasvama. Viljakas pinnas. Ma usun kindlasti, et see on viljakas pinnas ja seda, mida me oleme näinud tegelikult ka sinuga koos mõne teise projekti raames ongi näha, et see ei ole üldse sõltuv sellest, kas mees on 30, 50 või isegi 70 vana. Et kui see pinnas on viljakas, nagu sa ütlesid, siis ka vanem generatsioon võtab selle päris kiiresti omaks, kui ta näeb, et sellest on talle kasu. Oluline on vastuvõtlikkus ja kaasatuse innovaatiline mõtlemine, sellepärast, et eks
noh, see on ju niisugune üldteada fakt, et maad ju kuskilt juurde ei tule, sööki on juurde vaja, inimeste arv maa peal kasvab ja ega siin muud üle ei jää, kui tuleb efektiivsemalt toimetada ja siin rohepöörde raames ka nii-öelda jätkusuutlikumalt tegutseda, et kuidasmoodi samast maa-alast rohkem saaki välja võtta, eks see on võib-olla see digiülesande nii-öelda niisugune põhitees või lahendamist vajav asi. No ma ise ütleks niipidi, et milleks Eesti põllumajandusele digivisiooni on vaja ja sellist digitaalset oskust ja teavet, et Eesti ju teadupärast vahepeal vähemalt oli nagu üks Euroopa arenenud digiriike nii-öelda oma e-valimiste ja digitaalsete lahendustega, mida meie riik pakub, siis põllumajandusse need nagu nii kiirelt tulnud ei ole. Aga samas, et mida me siis nagu ootame, et kas me ootame kuskilt käsku ülevalt kõrgemalt, et keegi siis nii-öelda president, peaminister või põlluminister ütleb selle käsu, et nüüd peate hakkama tegelema, või me võtame ise selle initsiatiivi ja ega mitte midagi vastu tuult võib igasuguseid asju teha. Aga ma arvan, et me praegusel hetkel tunnetame küll, et see pinnas on selles mõttes küps, et asjades, millest me meestel räägime, nad võtavad seda omaks, ehk siis ma leian seda, et me oleme õigel ajal seda õiget asja tegemas. Jah, aeg on jõudnud nii kaugele, et see vajadus on ka tekkinud nii-öelda ja selle pealt ongi võib-olla mõistlik seda siis kaasa aidata. Aga kui nüüd lähemalt rääkida sellest põllupäeval, siis kus ja millal? Kus ja millal? Kus ja millal? Kuhu ma tulen pean? No meil on ikkagi see kuupäev on jällegi välja hõigatud juba möödunud aasta lõpus. Tegelikult ma usun, et üks selline hea koostöömärk, kus mitmed ettevõtted panid seljad kokku ja hakkasime tegelikult pool aastat varem sellest rääkima, et see 11. juuni 2025 peaks olema küll igal põllumehel omal juba kalendrisse ammu sisse märgitud või kui veel ei ole, siis nüüd tuleb seda teha kindla peale, et sinna Laekvere põldudele me läheme, ehk siis praeguse aasta põllumehe Margo juurde. Tema ei ole midagi paremat ka sümboolsemat kui näha, et aasta põllumees, kes praegu veel nii-öelda droonil on, et tema põldudel me seda teeme ja kui me seda projekti alustasime, siis me ju tegelikult seda ei teadnud, et tema selline innovatiivne lähenemine saab ka sellise tunnustuse olema, et me seda lõpuks koos teeme. Aga tegelikult, kust see põllupäeva idee võib-olla alguse sai, oli üldse üks teine projekt. Täpselt nii, et me ju paar aastat tagasi siin jällegi EPA messi raames tulime sellise projektiga lageda nagu EDA, ehk siis Eesti digitaalne agronoomia, kuhu on küll liitunud tõsi 10 ettevõtet, et need on nagu suurema ringiga, aga sellest ta saigi sellise väikse esimese tõuke või arengu, et kui me tookord arutasime laua taga kõiki neid erinevaid digitaalseid lahendusi, mida kellelgi pakkuda on, siis me saime ka sellest aru, et kõik ettevõtted, kes on nii-öelda lääne ettevõtted sellesse panustamas praegusel, on oma arengul erinevas arenguetapis või järgus. Mõni oli kohe valmis midagi välja pakkuma, teine ütles, mul tuleb aasta, 3-5 pärast, aga huvi ja pilgud sinna olid pööratud kõikidel. Ja siis me mõtlesimegi, et me ei leia niikuinii ju sellist hetke, kus kõigil oleksid kõik tooted parasjagu ühtaegu küpsed nii-öelda tuua, et tuleb kuskilt pihta hakata ja sellest siis see hetk, kus need 5 ettevõtted, kellel oli juba sel hetkel midagi lauale panna, lõid nii-öelda seljad kokku, ütles, et aga lähme siis kuskilt liikuma ja teised saavad siis liituda sellel hetkel, kui nendel mõni toode või aeg selleks küps on. Ja mõte nendel 5 ettevõttel, kes on siis Jaara, Pasv, Jatina, Osaühing, Vihuri ja Väderstad, me leidsime ka ju seda, et lihtsam on teha midagi koos, kui igaüks hakata eraldi midagi pusima, kuna meil niikuinii kokkupuutepunkte ju tegelikult selles valdkonnas on väga palju ja juba tootjate tasandil tegelikult ju Adfarm ja John Deere teevad juba koostööd, et neid kaarte digitaalselt töödelda ja muud normiga väetamist nii-öelda soodustada, et see tundus nagu igati loogiline jätk ka, et seda koostööd sedasi sügavamalt teha. No ma olen ise alati mõelnud, et kui ka me põllumehe seisukoha pealt võtame, et kunagi aastakümneid tagasi võib-olla olid, seda on nüüd hea rääkida, kunagi 70. aastatel, eks ole, et aastakümneid tagasi oli viljeluspäevad, kus ka ettevõtted panid seljad kokku ja tegid kõik koos midagi, et põllumehel oli hea ühte kohta tulla, sa said terve ülevaate, et selle asemel, et joosta siin ringi nii-öelda ühest platsist teise ja mul oli nagu hea meel ka, et kui me nii-öelda need 5 ettevõtet omavahel hakkasime rääkima, siis selle asemel, et igaüks nii-öelda oma garaaži või aidanurgas siin nikerdaks ja nokerdaks, et pigem paneme siis koos ja põllumees saab selle kõik info ühes kohas kätte, et see mõte oli veetlev. Ja. No täna oled nendest 5 ettevõttest, sina ja mina oleme siin, esindame teisi ka ja räägime korra ära võib-olla, et mida siis põllupäeval näidatakse
Vihuri ja John Deere'i poole pealt me kindlasti räägime sellest piiritust põllumajandusest, mis meil täna Eesti maa peal on, ehk siis kõik ju selle digitaalse põllumajanduse raames algab sellest, et oma põllud tuleks ära digitaliseerida nii-öelda ja ära kaardistada. Et tekitada piirid, seejärel saame juba rääkida seal mulla harimisest, väetamisest ja pritsimisest, et see päev on meil siis üles ehitatud selliselt loogiliselt põllutööde järjekorras, et hakkame digitaalsest osast pihta, mis on justkui nagu 5. aastaaeg kuskil seal vahel, et hakkame nüüd harjutama seda, et see digitaalne hooaeg on ka tegelikult, mitte ei ole talv vahepeal. Et töötleme põllud läbi, siis räägime sellest, kuidas AdFarmi abil viia väetuskaardid traktorini, kuidas see asi toimima saab, kuidas pritsida saab muud normiga ja võib-olla kohapõhist pritsimist teha ja lõpetame siis sellega, et kuidas saagikoristusel oma saagi andmeid analüüsida ja mida nende andmetega peale hakata ja AdFarmi poole pealt meil ongi seal üks peamine kokkupuutepunkt sellesama just AdFarm, kuidas need põllukaardid nii-öelda saab masinasse, aga kindlasti on seal taustal nii-öelda niisugust teiealast teadmist, mis puudutab väetamist ka, et kuhu anda ja kui palju mida. No absoluutselt, sest et need 5 ettevõtet, keda sa siin üles loetlesid, et kõikidel on ju juba midagi olemas. Et kas me võtamegi Amazonel, kui seal on nii-öelda targad pritsid ja saab siis mingisuguseid pihustid sulgeda või vastupidi ainult teatud umbrohtusid pritsida ja drifti vähendavad pihustid ja nii edasi. Samamoodi on ju Väderstadil, et neil on olemas erinevad külvikud, mis vastavalt mulla tihesele juba saad kaardi jälle digitaalse aluse panna, saad külvi normi muuta, tihedust, et vaadatagi, kui palju ühte või teise kohta panna, et need ongi need pooled, mida me tahame seal nii-öelda iga firma esile tuua. Aga ma julgen öelda ka seda, et nagu sa ütlesid, et teil on operational center, teil on olemas kombainid, harvest lab'id, asjad, mis on ka digitaalsed lahendused kõik olemas ja Yaral AdFarm, siis ma võib-olla ei tahaks ka seda muljet jätta nendele põllumeestele, kes kardavad natuke, ütleb, et oi, see asi läheb liiga digitaalseks minu jaoks. Et ma sellega ei tea, kas mul on, et ma julgen kindlasti öelda, et tasub tulla, sest ka tavaagronoomia on seal endiselt au sees. Et ka näiteks meie Yarale lisaks sellest AdFarmist nii-öelda jagatud täpselt paik jaotamisega lämmastiku kasutamisest räägime ikkagi ka tavapärasest nii-öelda agronoomilist teadmisest ja esitleme ühte sellist programmi, mis eelmine aasta sai meil alguse, mille nimi on Meistrite liiga ja selle Meistrite liigal osalevad meil 7 erineva riigi meie nii-öelda enda Yara agronoomide tiimid, siis Soome, Rootsi, Norra, Taani, Eesti, Läti, Leedu ja veel lisaks ka Eesti põllumehed, kes igaüks on pannud oma parimad teadmised ja oskused nii-öelda sinna vaekausile, et vaadata, kes siis on see nii-öelda kõige targem Läänemere, et tegelikult olen mina Liivimaa parim ratsutaja, et leida see sealt ülesse. Ja ma usun nagu selles mõttes, et ka Pasvi poole ma tean, mida nad plaanivad ju teha, et kindlasti ei kao meil selle põllupäevalt ära selline päris elu. Täpselt ja täpselt sellele tavapõllumehele vajalik, mitte nii-öelda digipõllumehele, vaid ka tavapõllumehele vajalik info. Just, et tegelikult nagu me siin saate alguses juba viitasime ka natukene, et eesmärk on näidata, et kuhu viib tulevik ja nii-öelda sammu haaval hakata seda võib-olla enda ettevõttes implementeerida ja kasutusele võtta, et ega me teame ka seda, et põllumeestel ju tegelikult päris palju on endalgi neid töövahendeid olemas ja võib-olla on seal lihtsalt midagi, mida endale kaasa võtta ja teha enda majandamist efektiivsemaks, just kaotada ju ei ole mitte midagi, et me saame kõik, ma arvan, targemaks sel päeval ja jagada ja oluline on just see, et põllumehed saavad kokku ja saavad oma kogemusi vahetada, et võib-olla seal tekib ka niisugune omavaheline networking, et jagada. Ja Väderstad teeb ju tegelikult ka erineva või muud sügavusega mulla harimist, et kindlasti on ka need või see nii-öelda toode seal esitlusel, et kuidas mulda harida vastavalt tihese kaardiga ja nagu sa juba ütlesid ka, siis muud normiga külvi. No lisaks on meil Pasv tulemas välja enda Metose ilmajaamadega seal ja kindlasti saab seal ühe John Deere traktori katusel olema Augmenta selline spetsiaalne andur, mis koostöös traktoriga aitab siis teostada muud normiga pritsimist, et kindlasti on selline lahe digitaalne vidin seal juures või mitte vidin, vaid see on lausa mingi 4K kaamera või suur selline skänner. Ja ma usun, et sellisele tehnoloogia huvilisele inimesele kindlasti on seal väga palju, mida näidata. No ma peangi ütlema, et me ju tegelikult selle põllupäeva oleme ju ette valmistanud ju möödunud aasta sügisest alates. Et kui või varemgi veel, sest et talviljade külviga läks see lahti, aga ettevalmistus käis enne seda, et ka Pasvi poole pealt me teame, et siin ongi rajatud erinevad sellised põllulapid, kus on erinev kasvutihedus ja kus ongi näha nii-öelda erinevad muud normi proovida, et veel kord toon selle juurde tagasi, et ka sellist tavaaagronoomiat
igapäevast agronoomiat on seal kindlasti sees, et ei ole ainult digimaailm. Selliseid asju, mida tegelikult ei näe, aga just ka see põld on ju muutnormiga haritud üles, et võib-olla tavavaataja seda niimoodi tähele ei panegi, aga kui me asja hakkame analüüsima ja pärast neid kaarte hakkame näitama, siis tegelikult on see info kõik kättesaadav. Ma julgen öelda, et teades selle põllupäeva tausta ja nii-öelda korralduslik pool, et meil on nagu väga nende 5 firma koostöös on ikka väga hea tugev tiim, et see asi saab olema midagi sellist, mida Eestis varem pole tehtud. Ennenägematu põllupäev. Kindlasti. Aga keda siis ootame sellele põllupäevale, kes võiks olla see sihtgrupp, põllumehed? Jah, ega ma juba mingil määral ka puudutasin seda teemat, et me küll, kuigi kogu see fookus on selliste uuemate digitaalsete lahenduste peale, et siis me kindlasti ei põlga ära, vaid vastupidi. Ütleme, et ka see tavapõllumees võib-olla, kes isegi sellele ei ole veel nii palju mõelnud, siis ma mäletan, kui me tegime ühte uuringut sinuga koos siin paar aastat tagasi, kus me esitasime neid digiküsimusi inimeste käest, siis ainult 17% oli need, kes ütlesid, et on mõelnud nii-öelda oma digiinimese peale või siis panustada sinna. Enamus siiski polnud ja nüüd me nagu oleme ka selgelt leidnud, et ka nemad võiksid ju kuskilt selle esimese kokkupuute saada ja tõepoolest nagu ära näha selle, et see ei ole üle mõistuse midagi keerulist, et ta on pigem paljudel firmadel intuitiivne või natukene õppimist ajab, et see ei ole meeletu nii-öelda, et me ei pane kedagi arvuti taha programmeerimist õppima, vaid proovime ikkagi tuua sellised asjad turule, nagu me oleme alati ise ka ühte põhimõtet jälginud. Kui me ise sellest nagu aru ei saa, siis kuidas me suudame veel kellelegi teisele seda edasi anda, ta peab olema lihtne. Ja ma julgen öelda, et kes veel ei ole käinud, siis meie nii-öelda kodulehtede peal ja eriti just see ühine koduleht, mis meil on põllupäev.ee, seal on võimalik käia ja regada ja pannagi ennast kirja ja ma kindlasti kutsun üles seda tegema, seepärast et meil lõppude lõpuks kuigi võetakse öelda, et põllupäev, avatud põld, aga meil on siiski kohtade arvudega seal nii-öelda telkide, toitlustamise ja muudega on teatud piirangud peal, nii et ega mida kindlamalt ennast varem sinna kirja panna ära ja regada, seda kindlam on, et sa sinna koha saad. Just, et teades, kui pinget päeva me teeme, siis on kindel, et sinna palju rahvast kohale tuleb ja omalt poolt ka julgustan kõiki huvilisi ennast registreerima põllupäev.ee kodulehel. Kes soovib veel iga tootja kohta eraldi infot, siis kõikidel kodulehtedel, nii Aaral, Pasvil, Väderstadil ja Tiinal kui Vihuril on nii-öelda see oma digipõllupäeva uudis ka kodulehel üleval ja saab sealt siis võib-olla ka täpsemat infot, mida antud ettevõte plaanib esitleda just sellel põllupäeval. Ka Facebookis on meil tehtud üles üritus, nii et ma usun, et seda infot võiks leida kodulehtedelt ja suurest targast internetist väga palju. Aga kokkuvõtteks siis jah, kogu info leiate kodulehelt põllupäev.ee, seal on registreerimine ja piletid on teile täiesti tasuta. Pileteid vahendab teile siis selline ettevõte nagu Fienta, et kui te olete registreerimise ära teinud, siis kindlasti jälgige oma mailboxi, saate selle pileti kätte, pange punane lipuke külge, et kui see vähem kui kuu aja pärast toimuv päev kätte jõuab, siis on teil pilet ilusti kenasti olemas ja kindlasti tasub hoida ka sellel kodulehel selles mõttes pilku peale, et peagi ilmub sinna ka täpne ajakava. Räägime detailselt lahti, mis kell, kus kohas olema peab, kuhu suunda minna, kes mida esitleb ja sellega võib-olla olekski mõistlik siin see saatejupp kokku võtta. Aitäh sulle, Marek, siia saatesse tulemast ja selgitusi andmast, mis siis põllupeal toimuma saab. Kõikidele Vihuri fännidele ütlen ma, et peatse nägemiseni, hoidke meie sotsiaalmeediakanalitel ja kodulehel silma peal ja kohtume juba järgmistes osades. Aitäh!